Tere, hea kuulaja, rõõm, et oled ennast Raplamaa sõnumite podcasti lainele seadnud. Mina olen Mari-Liis Vest, Raplamaa sõnumite ajakirjanik ja minuga on laua taga siis mehed, tänu kellele ütleks, et korvpall Raplas mitte ainult ei põrka, vaid lausa lendab. Tere tulemast, Sven Kaldre ja Indrek Ruut. Tere. Tere. No Indrek, sinuga eile juba sain natuke räägitud ja intervjuud saab tänasest lehest lugeda. Sven, küsin ka sinu käest, et kuidas hooaeg läinud on? Ma arvan, et sügisel me ei olnud selleks valmis, et me oleme põhiturniiri lõpus nagu topis, et hakkasime vaikselt minema ja nüüd ma olen üllatavalt hästi on läinud see siiamaani. No eile, kui ma sinuga Indrek rääkisin, siis pean ütlema, et väga meeldis sinu ausus, selline mitte liialt asjade ilustamine, et kas sa ütleks, et sa treenerina ka selline aus ja mitte liiga ilustav? Mul oli suhteliselt hiljuti alles ühe Lõuna-Eesti treeneriga vestlus endise mängija, kes küsis minu käest, et millest sa nagu ise tunned, et sa kõige rohkem nagu arenenud siin aastate jooksul. Siis ma arvan, et see ongi see pool, mis on kõige rohkem arenenud, et ma 10-15 aastast tagasi võib-olla pidin mingites olukordades ikka poliitiliselt korrektne olema, kuskil kõlkuma kuskil vahel, et mitte kedagi solvata, siis ma täna tunnen küll, et mul ei ole probleemi nagu aus olla, ja ma arvan, et see on hea, et see tegelikult võib-olla välistab igasugused muud probleemid, et ei, mulle meeldib aus olla, või ma ei tea, kas Sven nõustub sellega või ei nõusta, aga ma arvan, et see on õige tee. No Sven, kuidas see sinul juhina läinud on, et septembris saate oled sa ju vist ametis, kui ma ei eksi. Millised suurimad väljakutsed on, millised suurimad rõõmud? Eks see on siuke, ma ikkagi ütleks, et veel on siuke tundma õppimisprotsess veel kogu selle ametile ja rõõmud ja valud käivad nagu käsikäes, et niimoodi otseselt välja oskagi tuua, et pigem kui läheb nagu hästi, on ju ikka tore, et aga igapäevaseid probleeme on ka ikkagi vaja lahendada ja need probleemid nagu tõmbavad neid suuri nagu rõõme natuke allapoole, et siuke mõnus balanss on praegu võib öelda. No reedel on tähtis mäng ees. Kui oluline see võit ikkagi teile on? Ma mõtlen, et võita on alati tore, muidugi, aga üleüldiselt laiemas pildis Rapla korvpallile, kui oluline see on, et te võidate? Mina pean vastama. No vasta. Mulle tundub, et siin kontori poolele ehk siis mu paremal käel istuvale klubi juhile on see olulisem kui mulle, et no loomulikult ma lähen treenerina igat mängu võitma, vahet ei ole, kas need on 12-aastaste poiste mäng või on see meeste mäng, et lihtsalt küsimus on selles, et mida me kasutame selleks, et mis tingimusi me kasutame selleks, aga põhiturniiri võit on igal juhul oluline, et selle mängu hind on ei vähem ega rohkem see, kas me edaspidises play-off seerias saame mängida niinimetatud koduväljaku eelisega või saa, et igal juhul me läheme võitma ja tahame põhiturniiri esikohta saada, eks ma arvan kõik muud aspektid ka juurde, et ma ei tea, piletitulud ja muud asjad on, sellest võib-olla räägib Sven, aga igal juhul tahame kodus mängida, kuigi siin just ju Eesti koondise näitel saame öelda, et koduseinad ei pruugi alati aidata, et see paneb omad pinged peale ka play-offiks võib-olla, aga ei lase ennast sellest segada, igal juhul lähme võitma. No sa eilses intervjuus mul ütlesid, et vastased on kuidagi rohkem hakanud teid läbi nägema, on ju. Et kui te midagi ei muuda või mingit strateegiat uueks ideed, siis läheb raskeks, et kas juba on peas see strateegia olemas? No selles mõttes, et olgem ausad, ega me ju enne reedest mängu ei teagi täpselt veel, kellega me mängime. Me võime ennustada ja siin Sven eile rääkis pealinnas mingites kuulujuttudest, et kes üldse meiega tahab mängida, kes ei taha mängida ja nii edasi, et no eks me arvestame või eks me umbes teame, kellega meil mäng tuleb ja nagu ma eilegi ütlesin, et võib juhtuda olukord, kus me Reinar Alliku korvpallikooliga mängime siis 4 mängu järjest. Kõige halvem stsenaarium siis. Et parimad stsenaariumi järgi 3 mängu järjest ehk veerandfinaal on siis 2 võiduni ja loomulikult olen mina juba vaadanud Reinar Alliku mänge, tean mängijaid juba aastaid, tean treenereid aastaid, et selles mõttes väike plaan on peas valmis küll, aga eks see play-off on selline, kus me peame olema valmis ka nagu reageerima kiiresti, et ega vastane ka ei maga ja eks neil on ka kindlasti omad mõtted ja omad plaanid ja ma arvan, et play-offis lõpuks maksabki see, kes on nagu võimeline
teatud muutusi võimalikult kiiresti sisse viima, aga ma ei tea, kas Reinar Allik kuulab seda podcasti või ei kuula, aga ma arvan, et ma päris detaile siin täna veel avalikustama ei hakka. No minule kui võhikule tekitas küll üks asi küsimusi korvpallisüsteemis. Te mängite põhiturniiril kõik omavahel läbi. Miks seda play-offi siis veel vaja on, kui te olete kõik omavahel läbi mänginud ja on selgunud, et ma ei tea, Rapla nüüd võidab on ju, siis te olete kõige paremad. Miks neid play-offe veel mängitakse? No, kuidas seda on raske seletada ka, et eks see play-offi võlu ongi see, et seal sõltub ühest kahest mängust nii palju ja see tõstab selle pinge ja sportliku soorituse taseme nagu kas siis lakke või alla, et see toob sellele mängule veel rohkem võlu juurde. Ja mulle nagu isiklikult on nagu kogu aeg meeldib play-off'e mängida, et mõnikord isegi see vanemaks saades see põhijooja see nagu väärtus nagu mitte ta ei kao, aga ta nagu muutub natuke teistsuguseks kui vanemaks saades, et nüüd kui ikka play-off kevad, päike on väljas, siis on nagu sellel nii-öelda asjal nii suur kaal ja tähtsus, et see paneb nagu teistmoodi nagu mõtlema ja olema. Et ta on siuke emotsionaalse väärtusega, et pakub publikule midagi ja mängijatele rohkem siis või? Kindlasti, et see mängukaal ja kõik on suurem, et siis ka tekib siuke suurem eufooria, ma ei tea, kas siis kaotusest või võidust. No ma lasin meie heal sõbral AI-l siis rääkida natuke Rapla Kossu satsist ja ma ütlen paar väidet ja siis lükake ümber või kinnitage, kas tal on õigus. Ta ütleb, et Rapla on traditsiooniliselt olnud töörigaja tüüpi sats. Indrek, kuidas vastaksid? Ei oskagi nagu vastata, ma olen ise kunagi olnud treener, siis olime kindlasti töörügajad, oli ka niisugune noor võistkond ja nägime kõvasti vaeva, et nagu pildil püsida ja hakkama saada. Hiljem nagu aastalt on siin uued treenerid käinud, nagu võistkonna keskmine tase on nagu kindlasti tõusnud. Et kui siin on mõeldud, kas nüüd on mõeldud kogu läbi aegad, et Rapla on olnud töörügajate võistkond või on see aasta töörügajate võistkond. See on see, mida me eile rääkisime, et see on siuksed väljendid, mis on nagu ilus ja kole ja rikas ja vaene, kõik on nagu suhteline, et eks meil on ka paremaid ja halvemaid päevi, on trenne, kus me teeme väga kõvasti, näeme vaeva, teeme tööd, on trenne, mis läheb aia taha, eks see kahjuks paratamatult inimloomusega kaasas käib, aga ma usun küll, et pigem me oleme nagu siuke töökas võistkond kui mitte töökas võistkond, et selles mõttes Sven saab ümber lükata või kiita takka, aga ma pigem arvan, et me oleme selline võistkond. No teine väide, kodusaalis väga ebamugav vastane, et siin on just rõhutatud seda kodusaali, et kas siit ka küsimus, et kui palju see ikkagi mõjutab seda mängu kvaliteeti? Ma arvan, et me oleme ikkagi kodusaali sats ka. Tegelikult me selle hooaja kohta ma ei oskagi öelda, et me oleme häid mänge teinud nii väljas kui kodus ja läbi põlen nii väljas kui kodus, et kui võtame nüüd ajalooliselt, siis ma arvan küll, et Rapla on olnud kodusaali sats, et kodus on väga suuri võite võetud ja nagu hästi esinetud. Kolmas väide, ühtlasi viimane, Indrek äkki vastab siis. Pigem süsteemne ja distsiplineeritud kui superstaari keskne. Ma olen nõus. Ja ma olen nagu, eks see treener on alati siukse lõhkise küna ees, et ma ei tea, kas ma tohin, aga ma toon jälle nagu Eesti koondise näite, kes siin just mängis Rootsiga, et kui võidad on kõik hästi, kui kaotad, siis hakatakse igasuguseid põhjuseid otsima, et ja peamine põhjus, mis ju Eesti koondise puhul välja toodi see, et on puudu siuke superstar, puudu siuke mängija, kes rasketel hetkedel võtaks selle mängu enda peale, et ma julgen ka täna väita või minu siuke filosoofia või minu ideaalne võistkond oleks selline, kus võib-olla ei oleks siuke superstaari, pigem oleme siuke tugev, ühtlane, pika pingiga võistkond, kus kõik 10-12 mängijat on võimelised väljakule minema, keda ma saan usaldada, aga samas peaks olema ka selles pundis nagu ikkagi 1-2 mängijat, kes raskel hetkel suudaks selle mängu enda peale võtta, aga sellist staari haiguse küüsis vaevlevat mängijat ma oma võistkonda küll ei taha. No eile oli juttu ka, kui praegu meeskond tuli teemaks, et päris see meeskond ei ole, keda te oleks tahtnud. Kes puudu on? Oskad sa nimesi mulle öelda, keda sa väga tahaksid? No selles mõttes, ma loodan, et see nüüd ei kõla kuidagi isiklikult, aga minu meelest
ju hooaja alguses tabas meid nagu väga korralik šokna, ehk siis maarekruudu vigastuse näol, et kes ikkagi oleks pidanud või oleks võinud mängida väga suurt rolli selles võistkonnas see hooaeg ja kindlasti ta ise oli väga elevuses ja ärevuses ja palju ta mängis, Sven, 2 mängu jäsku või? 2 mängu, jah. 2 mängu vist jõudis mängida, kui trennis sai siis tõsise trauma, et tema on nüüd puudu ja kohati ma tunnen ka niisugusest puudu sellisest rahulikust mitte närvi minemast mängijast, kes viskaks lihtsalt 3 sisse, et aga teda meil ei ole, mis kindlasti oli kaardid segamini, tänu tema vigastusele pidime natukene ringi vaatama turul. Kindlasti, nagu ma ütlesin ka eile, meie soov tegelikult oli ju koostada nagu selgelt nagu Rapla-põhine võistkond, et mängijatest, kes on Raplaga seotud ühel või teisel moel, et Ruubel läks siis Paidesse, Kajupank läks Paidesse, Karmo Kilk läks Viimsisse, mängib Eesti-Läti liigas, et need 3 mängijat võib-olla olid need, keda ma oleks tahtnud ka sügisel näha oma võistkonnas, et aga ei, ma ei põe selles mõttes või ei nuta taga, et läksid sinna, kuhu nad läksid ja kõik tegid oma valikuid ja näed, Ruubel on kaarega tagasi meie juures, et täna ma küll ühtegi nime ei oska nagu välja öelda, et keda ma kellegi asemel võtaks või ei võtaks, et ma olen väga rahul selle tiimiga ja ma arvan, et me oleme ka võimelised selle tiimiga selle asja kinni panema see aasta. No mis teil juhina või treenerina on olnud hooaja jooksul võib-olla natuke keerukam otsus? On selliseid otsuseid üldse olnud? Juhina võib-olla Sven? Eks niisuguseid huvitavaid nädalaid on visanud sekka küll nagu just nagu meestevõistkonna tegemistes ja eks need arutelud üldse nii Indreku, nii Gustasega, kellega me neid nagu võistkonna asju rohkem arutame ja neid nagu läbi seedime, et nagu igas kollektiivis on häid aegu, on halbu aegu, et ütleme, et on olnud hetki, mis on olnud nagu rasked või mille üle ma natuke rohkem pead vaevata. No ja treenerina? Minu jaoks on kõige raskem see, et ma ei ole tegelikult, ma olen nüüd siis pea 25 aastat treener olnud, sellist võistkonda oma elus nagu juhendanud. Et sellise all ma pean siis silmas seda, et me tegelikult ei ole professionaalne võistkond, me ei treeni igapäevaselt, et on osad mängijad, kes käivad tööl, osad mängijad on, kes õpivad koolis. Ma ei tea, mis see kõige vanema ja kõige noorema mängija vanuse vahe on, et vist kõige noorem mängija on vist 15, kes reaalselt mängib, Tom Laurimaa, ja kõige vanem Sven Kaldre, kui vana sa ei tahad öelda või tahab? No seda saab. Peaaegu 20-aastane vahe. Pea 20-aastane vahe, et see tekitab nagu omas niisugused teatud, mitte probleemid, aga ikkagi sa pead sellega arvestama. Et ja ma olen oma elus treenerina ja pean ka tegelikult siiamaani ennast pigem selliseks treeneriks, kes saaks nagu ja naudib nagu igapäevast tööd ja ma suudan seda protsessi nagu suunata. Et selle esiliiga võistkonna puhul ma tunnen, et ma ikkagi päris 100% ei suuda seda, mitte halvas mõttes, need põhjused, mis ma ka välja tõin, et ma ei suuda seda protsessi võib-olla täiel määral nagu suunata. Ja see hooaeg on selles mõttes mulle raske olnud, et ma olen pidanud ise harjuma, mõnes mõttes leppima, mõnes mõttes oma mingid teatud põhimõtteid alla suruma, aga see ei ole kuidagi nagu etteide, et selles mõttes see on niisugune kohanemine, inimene on loodud siia maailma kohanema, et see väljakutse juba ma arvan ikkagi niisuguse treeneri karjääri lõpusirgel olevale inimesele on ka huvitav väljakutse olnud, et aga ma arvan, et suures pildis Sven nagu ütles hästi, et on ka treenerina olnud häid hetki, halbu hetki, et nii see elu nagu kahjuks käibki, et aga suures pildis me oleme minu meelest päris hästi hakkama saanud sellega kõigega. No ma ei saa küsimata jätta, hommikul siin ka põrkasin ühe Kossu fänniga kokku ja ta ütles, et küsi ikka ära, et millal ikka meistriliigasse tagasi minnakse, et pean ära küsima, Sven. Meistriliigasse lähme siis tagasi, kui need kriteeriumid, mis me oleme endale kirja pannud, saavad täidetud nii mängijate poolest, nii finantsiliselt kui üldse, et ma seda aasta arvu või hooaega, nagu ühes teises intervjuus ma ütlesin, mul endal see ideaalis on peas, me oleme arutanud juhatusega seda, aga ma ikkagi seda veel välja ei ütleks nagu selgelt,
et selleks peavad paljud asjad ikkagi klappima, et läbi nii-öelda, kuidas me riskima me kindlasti ei tahaks minna, et aasta pärast uuesti tagasi langeda, et tahaks, et see plaan läheks nagu harmooniliselt vaikselt ülesmäge. Kas see praegu on ainult sponsorite nii-öelda taga või näiteks kui täna ütleks üks sponsor teile, et me oleme valmis täielikult õla alla panema, et kas te siis oleksite muidu valmis juba või on ka siin ikkagi rohkem tööd? Seal on ikkagi teisi aspekte ka, et mina ideaalis näen, et siin võiks ikkagi Rapla poisid ka mängida mingis hulgas, et kindlasti kui minna, siis tuleb ka teha mingid nii-öelda sisseostud, aga ma tahaks ja loodaks, et mingi osa, suurem osa ikkagi oleks neid kohalikke, kelle pärast tegelikult ka praegu väga palju saalis käiakse, et neile kaasa elada. Kumb teist suurem optimist on selles küsimuses? No ma ütlesin ka eile selles intervjuus, et mulle tundub, et ma ei tea, kas Sven ka seda kriteeriumit mõtleb või ei mõtle, aga ta vihjas sellele, et mulle tundub, et väga oluline on see, et mingi niisugune tuumik oleks nagu kohalikud poisid. Ehk meil ei ole sinna mõtet minna, kui meil ei ole niisugust nagu 4-5, 3-4, mida iganes niisugust, kelle ümber seda võistkonda teha, kellega nagu pikemad plaani teha, et teisalt mulle tundub, et kui me selle vahe liialt pikaks jätame, et siis ei ole ka nagu hea, et eks see kompromiss tuleb kuskil leida nende heade asjade halvade vahel, et mulle tundub, et meil võiks olla tegelikult, kui ma mõtlen meie nagu enda kossupoiste peale, et niisuguse 2-3 aastase perspektiivi jooksul me võiks ju sinna üritada minna, aga elame-näeme, et vaatame, ma olen selles koha pealt Sveniga nõus, et sinna nagu proovime ja katsetama ei ole mõtet minna, et peab niisugune väga selge finantsiline tugi ka taga olema, et mitte avastada 2 aasta pärast jälle, et oleme mingite, ma ei tea, ka siis võlgade küüsis või maksma, mida iganes probleemide küüsis, et igal juhul kui minna, siis minna nii, et sealt mitte niipea tagasi tulla. Ma pidingi eelarve koha pealt veel küsima, et kui palju see eelarve üldse sellist sportlikku tulemust mõjutab, mitte siis ainult meistriliigas, vaid üldse sellises spordiklubi tegemises, et kui meil on ikkagi väga head mängijad, tore seltskond, et kas sellest piisab või ikkagi see eelarve paneb ka väga palju, mängib rolli tähendab selles soorituses? Eks ta kindlasti ikkagi selles nagu võrrandis ikkagi on väga nagu tähtis osa, et kui me tahame väga häid mängijaid saada, siis meil on vaja eelarvesse ruumi saada, et see on tähtis, see ei saa salata, aga sama tähtis on ka treenerite töö noortega, et ka mängijad tahaksid siia tulla üldse, et meil tekiks see võimalus, et näiteks me tahame kedagi väga head siia, et ta mõtleb küll, teil on siuke treener, et siia ma tahan küll tulla, või te mängite siukest korvpalli, et ma tahan siia tulla, et vastu tahtmist siia tulla, siis peab nagu see summa arvatavasti paar korda veel suurem olema, et lihtsalt raha pärast seda teha, aga ma loodan siiralt, et me suudame ennast nagu müüa sellisena, kuhu ikkagi tahetakse ka mängima tulla. No ega mul siin selja taga see korvpallikorm niisama ei ole, et tegelikult on mul teiega üks plaan. Mul on see plaan, et te hakkate siin viskama palli ja kes mööda viskab, saab ühe natuke ebamugavama küsimuse. Ma väga loodan, et te viskate mööda, sest et ma tahan neid küsimusi küsida. Aga pall on meil ilus laua peal, seda palli me ei kasuta. Nii. Meil on ikkagi ajalehe toimetus, üks pall siia, üle minu pea. Sven, usaldan sind, annad mulle märku, kas läks sisse või mööda. Alustame ikkagi treenerist, kes peaks taset näitama. Ma tahaks neid ebamugavaid küsimusi kuulda küll. Jaa, sa kuuled neid niikuinii, ma oleks neid niikuinii küsinud. Okay. Ma panen siis vasaku käega. No, vaatame, kus läheb sisse. Saladuse kattel võin öelda, et ma olengi vasaku käega. Läks mööda, täiesti. Mööda, küsin. Okei, see võib olla kõige ebamugavam ei ole, aga kes teie tiimis hilineb kõige rohkem? Otseselt nagu hilinejat nagu ei olegi või? Ei tule meel. Mina olen niimoodi bussi peale hilinenud. No seal on ka teatud põhjused olnud, aga ma ütleks niimoodi, et kõige viimasel hetkel saabuja
on noormängija Gregor Tammik. ta ei ole nagu hiline. Ta ei ole hiline, ta on viimasel hetkel saabuja, et ma arvan sellel ajal, kui osad mehed juba nagu valmistuvad näiteks trenniks raja peal, siis see mees alles nagu keerab teist külge kodus, et ta hiljaks ei jää, aga ta on kõige viimasel hetkel tulija küll. Okei, nii ma korjan selle palli siit kohe, Sven, sa võid juba samal ajal visata siin, võid saatjuhtmise ka vahepeal üle võtta. No nii, valmistun viskeks ja panin sisse. No näed, siis see läks sisse, anname siis Indrekule uue võimaluse ka sisse visata. Ma tahan jälle küsimus kuulda. No viska mööda siis. Täitsa mööda. Kuidas ma nagu nii kõveni räägin? Ma ei saa laualegi pihta. Kes teie tiimist arvab endast liiga hästi? Võt neid mehi on küll palju. Siin võiks ka mitu meest ette lugeda, et see on niisugune nagu huvitav küsimus, et niisugune enesehinnangu küsimus, et see ei ole ainult nagu halb, aga korvpallurid üsna tihti, kellega mina olen kokku puutunud ikka aastate jooksul, kipuvad natuke võib-olla endast rohkem arvama, kui nad tegelikult on, aga see ei ole etteheide, et ma arvan, et inimene peabki endast nagu lugu pidama, aga mis see küsimus oli? Kes arvab endast liiga hästi ja me ootame siin nime? Ma arvan, et see mees, kes mul siin paremal käe, see pidas aastaid või oleks võinud ta nagu nime välja tuua, läks näost punaseks. Aga nüüd selle klubijuhi tööna mulle tundub, et tal järjest rohkem ja rohkem lähevad nagu 2 jalga maha ja ta on väga tubli mees, nii et mul on väga rahul, aga ma arvan, Sven on seda ka teiste treenerite käest kuulnud. Ei kommenteeri. Nii, saad kohe siit vastulöögi anda. Ja, et sa niimoodi vastusest mööda põiklesid. Jälle sisse, no siis saab Indrek vastata kõikidele nendele küsimusele. Sven kardab ilmselt neid küsimusi. Play-off tuleb, ma olen siin. Ma loodan, et Sven ei pahanda mu peale. Kas see võimalik? Läks mööda. Täiesti mööda. Sul kindlalt peab meelega lihtsalt. Kes peaks tegelikult rohkem trenni tegema? Joonas Kruusimägi. Põhjenda. Sa tahtsid selle saate poole tunniga ära lõpetada? Jah, et ei, no selles mõttes mul on nagu natuke kahju, ega ma olen teda nüüd 3 hooaega treeninud, et mängija, kes tegelikult võiks minu meelest mängida või olla ambitsioonikam korvpalli mõttes, et ma arvan, et ta võiks tegelikult hakkama saada Eesti-Läti liiga tasemel ka, kas nüüd põhimängijana ma ei oska öelda, aga tal on mingi siuke touch ja tunnetus selle mängu kohta, aga ta on endale peast teinud nagu otsuse ja valiku, mida ma ei saa talle ka ette heita, et ta tahab saada heaks kohtunikuks, korvpallikohtunikuks. See on tema valik ja mina seda ei kritiseeri ja ei kommenteeri, et see on tema otsus, aga ma arvan, et sellel mehel jääb või jäi see nagu oma lagi saavutamata. Nii, kas sa viskad ka äkki mõne mööda? Saaksid ka vastata mõnele küsimusele? Sees. Vähemalt mul on Indrek, kes mind välja päästab. No. Kuidas ma ei saa? Äkki sa parema käega? Ma ei viska meelega. Sees. Sees. Aga ma tahan ikka küsida või vastata? Vasta. Mis on see, mida fännid kunagi ei näe, aga mis sind treenerina kõige rohkem hulluks ajab? Vaikus. No võt. Et ma mõtlen, et tegelikult neid asju ei tea, mõtlen, kuidas seda nagu sõnastada, et ma ei ole kunagi nagu, ma loodan vähemalt, kunagi ei ole hea sõna, et ma üritan nagu mitte vihastada või närvi minna või pahandada, kui mängija, ma ei tea, eksib, viskab mööda, teeb jooksu, kõik juhtuvad, kõigil juhtub, kõik on inimesed, kõik on okei, aga mulle ei meeldi, kui mängija on ükskõikne. Et ta jätab külmaks see, kui ta eksib ja ta ei reageeri sellele, kui ta viskab mööda või paneb vale söödu või ma ei tea, võib-olla ma nüüd alahindan fänne, võib-olla nad näevad seda ka, aga asi, mis mulle treenerina kindlasti pähe mahu, on see, et kui sa ei anna endast parimat. Et korvpall on nagu hea mäng, kus saab ka väga kasulik olla ilma pallita. Ja kui sa lähed sinna lihtsalt aega veetma ja sul on nagu ükskõik,
selles suhtes, mis väljakul toimub, siis see on asi, mis pahandab mind üle kõige. 2 viimast küsimust veel. Sven, pane mööda nüüd meelega. Jah. Möödas, jess. See tegi meelega või? Tundus kuidagi väga lõdva ise. Ühesõnaga, kui mäng laguneb, kas sina süüdistad pigem mängijaid või taktikat? Süüdistan. Okei, võib-olla see on paha sõna, aga oma peas sa kindlasti mõtled. Mis oleks võinud olla parem, kas mängijad või taktika? See on hea küsimus. Tegelikult me tegime mingi aeg siukse kokkuleppe nagu võistkonnana, et kui taktikaliselt just, et isegi kui me arvame, et see on vale, siis me peame ikkagi kõik koos seda tegema. Et kunagi üks mängija, kes siin mängis, ütles sama asja meile riietusruumis, et isegi kui te arvate, et treener räägib valet juttu, siis kui me kõik koos seda teeme, siis see võib toimida. Et selle kokkuleppe me tegime, et aga mängijaid, eks ma võib-olla suure tõenäosusega esimese laksuga kindlasti, kui keegi mööda viskab, siis ma olen närvi, jah, et ja ma natuke võib-olla olen teistest natuke võib-olla emotsionaalsem mõne koha pealt ja see viib kuni sinna teemani, et see 2 rolli minus praegu natuke söövad teineteist või et see ei ole nagu maailma kõige lihtsam koht, kus nädala lõppudel nagu olla, mängida ja siis seda asja nagu reaalselt juhtida, et meil on Indrekuga ennegi rääkinud, kui Indrek on esmaspäevahommikul tulnud kontorisse ütelnud, et näed, sa lihtsalt ei oska kaotada, et ta saab aru sellest ühe osaga, aga teise osaga ei saa, et midagi teha ei ole, et ma siis kaldun selle teise variandi poole, et eks ma siis emotsiooni pealt võib-olla tõesti teinekord ütlen kõvema tooniga mõne sõna, kui võib-olla võiks või peaks. Kas tahab kommenteerida seda? Jaa, aga see on hästi normaalne, et ka treenerid panevad taktikaga mööda ja ma arvan, et see on meie võistkonna pluss ka see aasta, et me oleme võitnud, Sven siin pidas mingit statistikat, et mitu mängu me oleme võitnud, ma ei tea, vähem kui 5 punktiga või lisaajal, et ma arvan, et me oleme suutnud päris palju mänge nagu teisel poolel enda kasuks keerata ja eelkõige sellepärast, et me oleme teinud õigeid otsuseid just poolajal. Ehk me oleme ka suutnud mängu ajal nagu teatud taktikat muuta. Et mul tuleb esimesena ette sama Reinar Allikuga esimene mäng Tallinnas, kus me lisaajal võitsime. Me panime ikka täitsa ämbrisse nagu esimesel poolel see, kuidas me nagu mängima läksime ja Erik Smalts vist pani mingi 25 punkti meile või mida iganes, et aga õnneks korvpallis saab vahepeal minna korra saalist ära 10 minutiks ja saab nagu teatud muutused teha ja mängijad selles mõttes on meil ikkagi piisavalt kõrge siukse IQ-ga või kogemusega, et me suudame ka teatud muutusi läbi viia veel ka mängu jooksul. Et ma arvan, et see on meie võistkonna üks pluss ja siin ei ole vaja nagu selles mõttes häbeneda, et ka treenerid on inimesed, teevad valesi valikuid, valesi otsuseid, et see on täiesti normaalne protsess ja ei pane mina küll pahaks, kui keegi mulle ütleb, et kuule, astusime ämbrisse, et prooviks teistmoodi. Nii, üks palju on meil jäänud. Nii öelda. Nägid, ma läksin soojaks. Soe, sees. Aga ma tahan ikkagi jaa, ma küsin. Niikuinii, kui ta oleks keeldunud vastamast, siis ma oleks eilset sind tsiteerinud, et spordis on vahepeal ebaõnne ja täna olen mina teie ebaõnn, kes küsib need küsimused niikuinii. Aga mis on see asi, mille üle te kõige rohkem omavahel vaidlete? Sveniga siis. Kurat, ma ei tea, kas me vaidleme või? Ma ei ütleks, me vaidleme, eks arutelud, ma nimetan neid võib-olla arutelud või noh. Ma olen natukene nagu Svenile, vaata, kellele see Riigikogus antakse valitsusele 100 päeva? Vist. Et siis ei tohi kritiseerida ma olen natuke ka teadlikult Svenile nagu andnud praegult nagu siukse klubi juhina, ma mõtlen, nagu siukse mitte nagu käia ta seal ukse taga mölisemas ja koputamas ja see on valesti ja see on pahasti, et ega mul suures pildis ei olegi midagi nagu ette heita, aga ei, nagu mänguliselt, kui sa pigem küsid seda, mida ma nagu, ma ei vaidleda, aga natuke ma muretsen seda, et kui see sama taktika eeldab seda, et ma peaks näiteks Sven Kaldre põhiviisikust välja jätma, või kui ma peaks nagu Sven Kaldre
nagu ütleme, mingis taktikalises võttes natuke veel vähem minuteid andma, siis ma natuke on küll selline mure, aga ega Svenile see ei meeldi, et kui see Ruubelgi tuli siia, siis meil oli arutelu ka Gustas Põldoga, et mis me nüüd teeme, noh. Et keegi peab kellegi mänguaegu, kaotama mänguaega, küsisin ka vahetult Ruubeli siia tulekut Sveni käest, et kas sa sellega oled arvestanud, võib-olla sinu mänguaeg ka muutub seoses sellega. Siis ta arvas, et ei muutu. Aga võib-olla tähelepanelik vaataja pani tähele, et kui Ruubeli avamängus, kes põhiviisikus ei olnud, kes tavaliselt on põhiviisikus, et see on küsimus teile. Mulle? Jah. Ma jään nüüd täiesti vastuse võlgu. Et Sven Kaldra ei olnud põhiviisikus. No kuidas see mõjus sulle siis? Selles mõttes, ma kujutan ette, kui raske tegelikult on olla ühel hetkel pannes mängi rolli ja siis jälle juhi rolli ja sul ka treenerina võib-olla võtta seda niimoodi, et ühel hetkel on ta mängija, ühel hetkel on ta juht. Ei, kokkuvõttes mul isegi nagu selle hooaja edenedes, mul on kogu aeg see nagu natuke nagu see mõte olnud, et oleks tore, kui saaks seal pingi peal üldse lõpuks olla, et aga nüüd, kui need ilmad jälle soojaks lähevad ja siis tuleb siuke tuhk tagasi, et ega ma seda kindlasti nagu heas mõttes Indrekul lihtsaks ei tee, et eks ma loodan, et ma ei ole nagu viimast sõna öelda, et ma teen talle selle olukorra väga raskeks, et ma üritan ka nagu siin veidike jalad rohkem kõhu alt välja saada ja võib-olla siis vähe tublim olla mingitel hetkedel. Sven võiks siukse mentori rolli ka nagu mängijana võtta. Mulle tundub, et kus ta võiks nagu järgmise nagu sammu teha, et ta juba eelmine nädal oli, et ta ise vabatahtlikult läks nagu trennis nooremate meeste viisikusse ja et see on see koht minu meelest, kus Sven saaks nagu hästi suure sammu veel teha tulevikus, et noh, ta küll tahab siin veel nagu häid mänge teha, ma ei heida, normaalne, peabki tahtma aga kuidas ta saaks veel rohkem võistkonda aidata, kindlasti on see, kui ta oma kogu selle kogemuse pagase, mis sa kaua sa nüüd mängid oled selle tasemel, peaaegu 20 aastat. Yeah. Et kui selle kuidagi sinna nagu noorematesse mängijatesse edasi anda ja see oleks väärtus, mida ei saa üheski treeneri raamatust, üheski filmist, mitte kuskilt, et nüüd võiks Sven selle sammuga teha. No eile sa ütlesid ka, tõid välja, et nooremaid mängida siis vanemad mängijad, siis rääkisid Gustasest ja Svenist ja Gustas oli mu klassivend, siis ma tundsin ennast küll, et okei, nüüd meid nimetatakse siis vanemateks. Aga ma saan aru, et teil on ikkagi palju noori seal peale tulnud või on kogu aeg olnud ilmselt ju ka neid noori. Eks see vana ja noor on ka seega, kui sul on seal 15-16 aastased on aga noh, paratamatult need vanemad mehed on praegu ka seal 28-29 aastased, lihtsalt see skaala nagu liigub nagu natuke, et meil paratamatult on seal mõned, noh, mina ja Gustas siis veelike vanemad ja siis on seal natuke alla 30 ja tegelikult ju enamus on ikkagi alla 25 ja et see suurem nii-öelda hulk on ikkagi, ma julgeks nimetada, et ikkagi noored. No siia lõpetuseks, eile ka korra rääkisime sellest, et küsin nagu natuke teise nurga alt, et võib-olla kellele sa näed sellist suurt tähelendu või teagi, kuidas seda siis öelda. Saad mu mõttest ilmselt aru, ma saan aru, et sõnal on nagu nii tugev jõud, et ma olen siin aastatega õppinud, et ei tohi nagu tühji sõnu loopida, et ma ei tahaks nagu kedagi nagu siukse ma ei tea, kohustuse ette või ma ei tea, kas see on kohustus, aga kuidagi nagu ära sõnuda või pingi alla panna, et ma arvan, et meie võistkonnas on täna, kes nagu reaalselt mängivad ikkagi 2-3 mängijat kindlasti, kes võiks tulevikus nagu ütleme siis nii, et Eesti-Läti liigas kindlasti nagu põhimängija tasemel mängida, et mingid mängijad on kindlasti juba oma karjääri nagu teises pooles, aga just pean silmas nooremaid mängijaid, et eks siin on õnne vaja, nagu ma ütlesin, spordis on alati õnne vaja, palju tööd on vaja teha, mida iganes on vaja teha, aga kindlasti 2-3 mängijat võiks tulevikus mängida kas siis Rapla eest Eesti-Läti liigas tulevikus, eks aeg näitab, või mingi teise võistkonna eest, aga kindlasti need tüübid on meil olemas. No tore, igal juhul soovin teile edu reedeseks mänguks. Ma tänan tulemast, tänan Hans Augustit, kes meile andis selle korvi siia selja taha. Oli tore ja oli tore näha, et ka treener mööda viskab väga palju.
pole ammu harjutanud. Aga aitäh teile ja aitäh sulle ka, hea kuulaja. Kohtume jälle.